tere jälle, Alar siin ja tänane teema on suustkopsuaurustid. Mul on siin 4 tükki ees, nad on üldjuhul sellised pisemad. Nad on ökonoomsed, ehk siis töötavad väiksemal võimsusel ja vedeliku kulu on hästi väike. Nende vastandiks on siis eelmises videos näidatud Aramax Power, kus tuleb hästi palju auru ja selle poolest ka vedeliku kulu on hästi suur. Ja miks neid kutsutakse suustkopsu ja otsekopsu ongi see, et kuidas neid tõmmatakse. Otsekopsu on see, et vahepeal ei ole mingisugust lisatõmmet, vaid kõik läheb otsekopsu ja otsekopsust välja, aga suustkopsu on selline, mis imiteerib tavalist suitsu ja tänu sellele imiteerimisele just need suustkopsuaurustid aitavadki inimestel suitsutamist maha jätta. See on siis niimoodi, et alguses tõmmatakse suhu ja siis alla ja siis välja. Ehk siis täpselt nagu tavaline suits. Lisaks on neil ka niinimetatud kurgulaks, ehk siis inglise keeles throat hit, mis aitab suitsetajaid e-sigaretile üle minna, sest see on üks asi, mida väga paljud tahavad ja mis väga paljudele meeldib. Aga edaspidi siis näitakski teile kõiki neid 4, kuidas nad töötavad ja mis on nende plussid ja miinused. Esimeseks on siis vana hea Nautilus X. Ma arvan, et väga paljud juba teavad seda. See on väga kaua müügis olnud, kuid näitame uuesti igaks juhuks üle. Vaatame, mis siin sees on. Komplektis on aurust ise muidugi, varuklaas ja 2 küttekeha. Üks on kaasas siin pakis ja teine on kohe siin sees. Üks küttekeha on 1,5, teine on 1,8. Meie soovitame 1,8. Sellel on maitse omadused natukene paremad. Oma olemuselt Nautilus X on väga lihtne. Teeme ta lahti, näitame, mis osadest ta koosneb. Siin on pealmine osa. Siis on klaas. Klaasi on kõige lihtsam niimoodi võidlaga suruda ja väike klõps ja tuleb klaas ära. Siis on küttekeha. Ja aurusti alus. Kui te nüüd panete esimese küttekeha või lihtsalt uue küttekeha, siis soovitamegi seda teha ilma klaasita. Keerate küttekeha alguses nii kõvasti kinni, kui suudate. Siis soovitame ka siia küttekeha aukudesse natukene tilgutada e-vedelikku. Siis panete klaasi tagasi. Nüüd võite ülejäänud vedeliku sisse kallata. Keerate pealmise osa peale. Ja ongi valmis. Nautilus X-il on ka siis ülemine õhuvool. Seda alguses on päris raske siit ülevalt näha, aga ülemine rõngas keerleb. Ja kui te vaatate, siis siin on ka auk. See on siis õhuvaba. Seda saate oma meele järgi panna, kuid ärge täiesti kinni pange, siis ei käi üldse õhku läbi ja küttekeha läheb kärtsama. Samuti siis tal käib ka huulik ära, nii et kui huulikuga peaks midagi juhtuma, saate uue osta. Miinuseks siis tal ongi see, et täitmine on natukene ebamugav, et te peate terve selle ülemise osa ära võtma. Siis vedeliku sisse kallama ja selle tagasi panema. See on siis Nautilus X. Väga ilus, soliidne, kuid mitte kõige mugavam. Nautilus X-il on ka selline laienduskomplekt olemas. Kui nüüd tõesti teile jääb 2 milliliitrist väheks, siis ma näitan teile, kuidas see peale käib. Kõik on väga lihtne. Võtate samuti klaasi ära. Siis siin komplektis on pikem klaas ja üks väike adapter. See adapter käib siia küttekeha peale.
keerake samuti kõvasti kinni. Nüüd pange pikem klaas peale. Ja ongi valmis esimene ülemine osa ka peale. Nüüd on saanud 2 milliliitrisest aurustist 4 milliliitri aurusti. Järgmiseks on meil siis Joyatechi Exceed Air aurusti. Ta on kõige uuem. Ta näeb selline väga lahe välja. See konkreetne on meil gunmetal viimistlusega, mis on selline tume hall. Vaatame, mis komplektis on. Nagu ikka aurusti ise ja nagu tavaks on saanud siis ka 2 küttekeha. Üks küttekeha on 0,5, mis on otse kopsu ja teine on 1,2, mis on suust kopsu. Samuti on kaasas ka lisaklaas ja tihendid. Selle Exceed Airi puhul soovitame seda 1,2, sest see on ikka tõsiselt ökonoomne. See töötab ka 8 vati peal, mis tähendab umbes sama võimsust, mis kunagi vanasti olid need Sigma pulgad, ehk siis vedeliku kulu on väga-väga väike. Ja üks suur pluss, mis tal on täitmise mugavus. Siin peal on väikene kolnurk, võite sinna peale, tuleb lahti, siin on väike ava, et täita, panete kinni, ongi kõik, ei ole mingit keeramist, kõik on ühes tükis, väga lihtne. Ehituselt ise on ka umbes sama lihtne nagu Nautilus X. Siin on klaas käib samuti ära. Ja põhjaküljes on küttekeha, täpselt samamoodi. Alguses jällegi soovitame küttekeha päris kõvasti kinni keerata ja siis pealmine osa peale panna koos klaasiga. Ja siis ära täita. Samuti tal on alumine õhuvool. Ühes positsioonis on siin selline suur ava. Seda nüüd soovitatakse kasutada 0,5 küttekehaga. Kui teil on 1,2 sees, siis soovitame panna siia 3 väikse augu peale. Kolmandaks on meil siis Cubis 2. Ka sellega olete te juba tutvunud, kui ma näitasin teile ühes videos teda koos silkakuga. Kuid näitame kiiresti ka ühe korra veel. Komplektis on tal 2 0,6 küttekeha. Need on nüüd natukene särtsakamad ja tekitavad rohkem auru. Ja võib natukene lahjemat teevedelikku tõmmata. Ja samuti komplektis nagu ikka on varuklaas ja tihendid. Lisaks nendele 0,6 küttekehadele on võimalik juurde osta ka 0,5 ja 1,5. Ehituselt päris sarnane Exceedile. Oli arvatud see, et tal on ülemine õhuvool, Exceedil oli alumine õhuvool. Alumise õhuvooluga on väikene šanss, et võib hakata lekkima, kuid üldjuhul mitte. Ülemine on lihtsalt see, et kohe kindlasti ei hakka midagi lekkima. Täitmine on tal samuti sarnase süsteemiga. Vaatate, kus on pisike kolmnurk. Siit lükkate ja tuleb gaas lahti. Saate täita. Ka ehituselt on ta sarnane eelmistele. Koosneb siis alumisest osast, klaasist ja küttekehast. Seesama 0,6 küttekeha sobib ka näiteks IO e-sigaretile. Sellega siis samuti alguses soovitame selle küttekeha põhjakülge keerata nii kõvasti kui võimalik. Siis panete klaasi peale. Ja siis panete ülemise osa peale. Ja viimaseks on meil Innokini Zenit aurusti. See on nüüd
veidi teistsugune, ta on laiem kui kõik teised. Ehk siis enne, kui te selle endale osta soovite, kontrollige, et kas ta sobib teie akule. Sest mõni aku võib olla liiga väikese diameetriga. Selle diameeter on 25 mm. Komplekt. Kõik ikka päris sama nagu teistel. 2 küttekeha on tal, üks on 1,6, teine on 0,8. Siin jällegi samuti soovitame 1,6. Ta on palju ökonoomsem ja palju parema maitsega. Tal on kaasas ka huulik ja varutihendid. Klaasi tal kaasas ei ole, sest klaasi sellel aurustil kahjuks vahetada ei saa. Küll aga tal on teised väga head plussid. Üks pluss on see, et täitmine on väga-väga lihtne. Siin noolega näitab open paremale, keerata seda ülemist osa. Tekib ava, siit panete vedeliku sisse, keerate teisele poole, on kinni, ongi kõik. Lisaks on tal väga hea küttekeha vahetamise süsteem. Kui kõikide teiste aurustitega te peate ootama, kui nendel vedelik otsa saab või selle ära kallama, siis siin seda ei pea. Siin keerate põhja ära. Kui hoiate aurustit teistpidi, siis kõik vedelik jääb sisse. Võtate lihtsalt siit küttekehast kinni, natukene tõmbate, tulebki välja, kogu vedelik jääb alles. Võtate teise küttekeha, panete sisse, peate kontrollima, et oleks õiget pidi. Keerate põhja jälle külge. Ja ongi küttekeha vahetatud, ilma et e-vedelik läheks raisku. Samuti Innokin Zeniti aurustil on selline hea omadus, et iga kord, kui te täidate seda e-vedelikuga ja keerate ülemist osa, siis siin aurusti sees lähevad e-vedeliku avad küttekeha juures kinni. Ehk siis see teeb seda, et mitte mingisugust lurisemist ei teki peale täitmist. Selline on Zenit, natuke suurem, natuke robustsem, kuid väga head mugavused on sellel. Andke meile all kommentaaris teada, mis on teie jaoks kõige tähtsam. Kas näiteks selle Nautilus X-i väga hea maitseomadus või selle Innokin Zeniti väga mugav täitmine või hoopiski nende 2 Joyeteki küttekehade valik. Klikige siia, et saada meie kanali tellijaks, siis te näete meie kõiki uusi videosi kõige esimesena. Ja tänaseks ongi kõik. Järgmise korrani, nägemist!